3. Sattusime bussiõnnetusse. Hello ja tere tulemast minu kriibi, mis on minu kriip järgmiseks 15 tunniks. Me sõidame Danangist Ninh Bini üle öö, nii et excited. Kuna mul on mingi 200 tundi siin rongis tiksuda, siis ma mõtlesin, et ma jäpin veits, mis vahepeal toimunud on. Eelmine vlog lõppes meil Chiang Mai's. Peale umbes 2-nädalast hängi Chiang Mai's me läksime edasi veel rohkem Põhja-Taisse autoga. Tegime auto road tripi ja käisime mega huvitavates kohtades. Täiega soovitan, kui on võimalust rentida rollu või auto, siis teha see trip ära, sest et see oli mega äge. Nimelt Põhja-Tais on üks Hiina külake, kuhu siis 70-ndatel, kui ma ei eksi, kolisid Hiina sõdurid ja nad tegid kokkuleppe Taiga, et nemad siis pidid aitama Taid võitluses kommunismi vastu. Tai andis neile vastutasuks siis kodakondsused ja nii siis sinna koliski 16 000 sõdurit ja sellest saigi Hiina külake. Ja tänasel päeval elavad seal nende järeltulijad ja sa tuleksid nagu Hiinasse. Siis, mis peale Põhja-Taid oli, me lendasime Kambodžasse. Lendasime esialgu Siem Reapi, mis on siis linn, mis asub Angkor Wati templi piirkonna lähedal. Me olime seal mõned nädalad, kaasa arvatud muidugi käisime Angkor Wati avastama. Peale Siem Reapi me läksime Phnom Penh'i, mis on siis Kambodža pealinn. Ja kui lugeda siis reisisoovitusi igal pool online'is, siis väga paljud ütlevad, et ärge minge Phnom Penh'i, täiega igav, pole mitte midagi teha. Ma ei nõustu. Peale Phnom Penh'i meid ootades sees Vietnam, kuhu me otsustasime sõita bussiga ja me sattusime bussiõnnetusse. Jep, me istusime bussi tagareas, järsku käib äkk pidurdus ja ühesõnaga meile sõitis rekka tagant sisse, mida helli. Thank God, et kiirused olid väiksed, seega kõik jäid ellu, kellelgi polnud mingeid vigastusi. Aga nüüd me oleme jõudnud praegusesse hetke, me oleme Vietnamis. Nüüd me oleme tegelikult Vietnamis olnud kokku umbes 1,5 kuud. Alustasime siis Ho Chi Minhist ehk Saigonist, veetsime seal mõned nädalad, turistitasime, vaatasime ringi ja siis me läksimegi edasi rongiga Danangi, kus me veetsime viimased siis 6 aega. Ja praegu me sõidame rongiga Ninh Bini, mis on minu teada selline väike rahulik piirkond, aga pidi olema väga-väga ilus, nii et avastame veidi seal ja vaatame üldse, mis Põhja-Vietnam meile pakub. Come on! Chillimisala 2 tooliga. Sealt näeb isegi natuke mägesid. Üsna lihtne, aga siin on ka hommikusöök hinnas ja sellise toa maksumus öö kohta on umbes 20 € ja sisaldab siis hommikusööki, nii et tundub päris hea diil.
ebareaalne ju. Sõna ai. Tagant lahti veits. Kell on reaalselt 6:30 ja ma lähen matkama. Meil on üles minna 500 sammu ja see on päris väljakutsuv. Seal tipus on käidud. Nüüd ronime teise tippu, mis on ma ei tea kus. Me jõudsime nüüd tippu, ikoonilise vaatega tippu. Tagasi minna lihtsalt. Nii, et ilm natukene dikteerib meie plaane. Siin Ninbinnis on üks populaarne paadisõits, mida teha, paaditripp. Ja tegelikult tahtsime seda teha homme varahommikul, et esiteks ei oleks nii palav ja teiseks oleks vähem teisi turiste. Aga homseks lubab vihma ja äikest ja see on ühtlasi meie viimane võimalus seda paaditrippi teha, nii et peame siis täna tegema selle ära keskpäeval ja ilmselt hordidega, aga ma ei tea, vaatame, pidi igal juhul väga äge olema. Kiire 5-minutine peatus ja siis lähme paadiga edasi Koopasse. Päris soe on siin. Me oleme nüüd Koopasse igelnud päris pikalt ja hakkab vaikselt juba lootus kaduma, et me siit ka välja saame. Aga eks me näeme. Ma ei olnud veendunud, et me siit kunagi välja saame.
ma ei tea, kas ma just õigesti olen ütlen. Is it more Thai? Đâu tí là xong rồi mình Üks, kaks, kolm. Üks, kaks, kolm. cái đàn này xong là cũng cần đi ra cần kuidagi Ninh Binh on olnud see koht, mis on tuletanud meelde ühte väga olulist osa reisimisest. Ja selleks on inimesed. Tulles siia väiksesse külakesse, kus ei ole muidu väga palju inimesi, siis ma olen siin kohanud nii palju ägedaid inimesi, kellest igaüks on jätnud mulle mingisuguse jälje sisse. Näiteks siinsamas majutuses, kus me oleme, hakkasime eile hommikusöögilauas rääkima ühe paarikesega. Nad on mõlemad pensionieas, Inglismaalt pärit ja nad on ka Kagu-Aasias reisinud viimased mingi 3 kuud. Ja nendega vestlemine, tänaseks me oleme nendega kokku rääkinud mingi 5, 6, 7 tundi, ma isegi ei tea, lihtsalt väga palju. Ja nendega vestlemine on olnud nii inspireeriv, sest nad lihtsalt julgevad elada elu oma reeglite järgi. Samamoodi eilsel paaditripil jagasime paati 2 Vietnami kutiga, kellest üks tuli välja, et õpib saksa keelt. Eesmärgiga siis kunagi Saksamaale kolida. Ja see oli kuidagi nii inspireeriv, et ta lihtsalt võttis ja otsustas, et ta õpib saksa keelt. 1 aastaga ta on saavutanud B1 taseme, mis on minu arust väga impressive. Ja ta oli nii avatud kuidagi suhtlema ja rääkima, kuigi tema inglise keel oli suht piiratud. Aga jällegi see oli kuidagi nii soe interaction. Ja viimaseks täna käisin ühes kohvikus siin maja juures, kus imelist kaera cappuccinot. Ja siis, kui ma hakkasin natuke vestlema selle kohviku omanikuga, siis tuli välja, et ta on pärit Koreast. Ta on elanud 16 aastat USAs ja 7 aastat tagasi ta kolis siia Vietnami, sest tema abikaasa on siit pärit. Ja nad ehitasid üles oma homestay siin ja kohviku ja siiamaani ühesõnaga elavad siin mingis väikses külakeses. Ja kuidagi kõik need vestlused on olnud nii erinevad, kõik need inimesed on olnud nii erinevad, aga igaüks neist mingil määral inspireeris mind. Ja ma kuidagi tahtsin seda jagada, sest et ka varasemastel reisidel just need vestlused teiste inimestega on olnud nii avardavad kuidagi.
ja tihtipeale on mingisugune see väike hirm alustada vestlust kellegagi ja hakata rääkima, aga 99% ajast need vestlused saavad olema mega ägedad ja annavad kas või midagigi sulle, avavad mingisuguse uue maailma, istutavad mingisuguse seemne sulle pähe ja panevad mõtlema mingite asjade peale, nii et siin on sulle märk, et reisides rääkida teiste inimestega.